ja minu kella järgi tegelikult on juba täistund jõudnud. Tere tulemast kõigile ja võimalik, et ka lähiminutitel veel on liitujaid. Meil on siis ajakirja Koduteel webinar ja see on, nüüd on aasta täis. Jaanuaris eelmisel aastal oli esimene Koduteele webinar ja täna on meil siis selline tore intrigeeriv pealkiri, kes tahab saada miljonäriks ja mõtelge ise, mis võiks olla õige täht selle sees. Igaüks mõtleb oma maailmapildi raamides. Kes tahab milleks saada. Aga teeme alguspalve ja siis vaatame, tänane õhtu ootab tulla põnev. Me oleme hoolega ja armastusega seda õhtut ette valmistanud ja ma loodan, et te kogete, et see aeg ei ole olnud raisatud, mida te selle webinari ajal veedate meiega. Palvetame. Kallis issand, me anname sinu kätte selle aja, selle õhtu ja ennekõike iseendid, oma mõtted, oma elu. Ja palume, et sina saaksid meid kõnetada just seal, kus me oleme, just selles punktis, kus me oma eluga oleme. Anna meile avatud süda, aita meil tähele panna seda, mida sina tahad meile öelda. Aamen. Nii. Mina olen Maire Latvala, aga minu ülesanne on täna ainult olla sissejuhataja. Ja ma tahaksin sisse juhatada meie tänase sellise põhitegelase, põhikõneleja, kelleks on Hindrek Taavet Taimla. Ja talle võiks väga mitmeid tiitleid panna, aga antud juhul ma tahaksin esile tõsta seda, et ta on meie Metodisti kiriku seminari õppejõud. Ja kui ma vaatasin veebilehelt, mis kõik võimalikke õppeaineid Taavet õpetab, siis leidsin sellised ained nagu evangelism ja jüngerlus, sissejuhatus missiooni ideoloogiasse, induktiivne piibliõpe, piibli kreeka keel, kristlikud märtrid ja tagakius ja vaimulik kujunemine. Tõenäoliselt, kui inimene nõnda palju ja väga huvitavaid aineid suudab üliõpilastele selgeks teha, on meil ka täna mõtet teda kuulata. Äkki tal on ka meile midagi huvitavat öelda, et hetke pärast anname Taavetile sõna, aga meil on tegelikult Taavetile hoopiski alustuseks pisike test. Palun, Lea. Taavet, tere! Pane mikrofon sisse. Tere, tere. Nii, ja ma annan sulle teada, et sa oled just miljoni mängus poole peal, sul on jäänud 3 küsimust lõpuni, et võita miljon. Kas sa oled valmis? Absoluutselt. No nii, et nagu meil seal reklaamis oli, nii, et Taavet, alustame, jah? Absoluutselt. Nii, ja sa tead, et siin miljonimängus on ka õlakõrred. Sa näed, et siin on väga tark publik, kelle abi sa võid küsida. Sa võid muidugi helistada sõbrale, nagu sa tead, aga publik on meil väärt kasutamiseks. Sul on kas publik või helistad sõbrale 2 õlakõrd. Fifty ka, eks ole. Võtame küsimuse, tahaks teada sinu käest nüüd vastuseid. 250 000 küsimus. See ei ole nüüd, see on ikkagi väärt 250 000 ja mõtle ennem kui ütled. Küsimus on selline.
valida superintendent, kellega on sul samal päeval sünnipäev. No palju õnne kõigepealt sulle, Taavet, sul oli just sünnipäev, aga kellega koos siis on sul au seda tähistada või keda meenutada? Jah, minu sünnipäev ei olnud küll see aasta veel nii nagu sellel endisel superintendendil, aga meil on tõesti sama päev, jah, et Tee ja Olav Pärnamets. Kas oled ikka päris kindel? Jah. Te pidasite koos? Ei, helistasime üks teisele, aga ei pidanud koos. Okei, kui te helistasite, siis tundub, et sa oled selle teemaga tegelenud. Jah. Suurepärane. Taavet tuleb väga hästi. Kas oled valmis minema nüüd edasi või võtad raha välja? Ma ei tea, Mariana peab ütlema, et kui oleneb palju maksudest maha võetakse, aga kui reeglal midagi vaja teha on, siis äkki kas me peame edasi mängima või välja võtma. No lähme edasi esialgu. Võtame järgmise küsimuse. Nüüd on juba 500 000. Nii, kas sa pabistad ka? Ei, hetkel ei pabista. Nii, vaatame. Järgmine küsimus on selline, et ma loen sulle ette ühe teksti ja see tekst tuleb nüüd Kristlik kaitsja aastast 1923, mis on Koduteele eelkäija. Ja lugu oli selline, nüüd kuula tähelepanelikult. Rootsi ajaleht Svenska Norgenbladet kirjutab järgmist. Aastat 15 tagasi elasid 2 Venemaa juuti ühes väikeses viletsas toakeses New Yorgis. Mõlemad olid täisväärt anarhistid ja olid keisrile ja tema trimukatele kättemaksmist vandunud. Ühel õhtul juhtus teine nendest metodisti kiriku missionisaali tulema ja seal anti temale väikene traktaat. Põlgusega viskas ta seda põrandale. Aga ta tuli siiski teinekord jälle ja nüüd anti talle uus testament. Ta lõi raamatu lahti ja tema pilk langes Rooma raamatu 2. peatüki 10. salmi peale. Aga au ja kiitus ja rahu saagu igaühele, kes head teed nii hästi juudamehele esite kui kreeka mehele. See salm tegi teda tähelepanelikuks. See oli temale kirjutatud, tema oli ju juut. Ta võttis raamatu ühe oma viletsasse tuppa ja hakkas seda lugema. Varsti leidis ta lugedes, et ka temale on Jeesus tarvis. Ta andis ennast temale ja tänapäev see mees on Adam Gilberstein ja ta on juudi missionär Rochesteris. See lugu oli siis aastast 1923 ja meie nüüd tahaks teada, et kes on see teine mees, kes seal New Yorgis oli temaga koos. Me anname vastuse sulle ette ka, et küll on 4 vastust, aga üks nendest on õige. Võta õlekõrsi. Jah, Sa saad õlekõrsi kasutada ka. Ma natuke veel räägin juurde, teine nendest jäi oma mõtete juurde ja sepitses plaanis, et kuidas oma mõtteid teostada. Sõja ajal põgenes ta Inglise piirivalvest läbi ja tuli mõnesuguseid raskusi tundes viimaks Venemaale. Terve maailm tunneb tänapäeval tema nime. Kes see teine mees oli, kellest oleks peaaegu saanud metodist? Niiviisi. No, tahaks loota. Sa võid küsida, meil on väga tark publiku abi. No selge. Ma siis küsin näiteks, publik ja siis on mul veel sõber ka siin, jah? Võid sõbrale helistada ka, jah? Okei. Ma helistan, ma kohe ütlen, ma helistan Andrus Kasele. Hallo. Tere, Andrus. Tere. No nii, meil on 25 sekundit, ütle mulle, mis see õige vastus. See tegevus oli New Yorgis? Just. Ma arvan, et Stalin, Tšapajev ja Lenin ei käinud üle Atlandi. Jah, see on ka hea point, jah.
Nii et sinu vastus on B, ühesõnaga Andrus. Ja mina pakuks ainult B-d oma teadmist. Kuidas sul läheb muidu? Lähed meestekale ka järgmine neljapäev? Läheb hästi ja meil on selline pannkoodi õhtu, jätkuõhtu ja selline väikegrupi töö. Hakkame ikkagi ühinesime. No selge, siis vastus on B ja Lent Prots. Oled kindel, jah? Paneme nõnda, jah. Sul on ikka hea sõber, mulle tundub. No, mulle ka. Suurepärane, Taavet. Lihtsalt imeline. Ja ma muidugi ei tea, et kas see 500 000 läheb nüüd Andrusega pooleks. Vist pead edasi mängima, jah? Jaa, mängime edasi, jah. Lähme edasi. Järgmine lugu on jällegi, mida nüüd kuula tähelepanelikult. Lugu tuleb Aafrikast. Ma vaatan korra dollari ja euro kursi järgi, aga jah. Vaata, aga kuule juttu ka. Väikeses metodisti kabelis, Matennis, Põhja-Aafrikas, kuhu kristlaseks saanud grupp juba mõnda aastat endid palvele koguvad, juhtus piiskop Blake seal olemise ajal südant liigutav juhtumine. Selle rahvagrupi kombe järele istuvad mehed ja naised üksteisest eraldatud kabelis. Piiskop pani imeks, kuidas püha vaim nende muhumedaanlastest kristlaseks saanud inimeste koosolekul töötas. Nad laulsid vaimulikke laule, kordasid piiblisalmisid, mida nad olid õppinud ja püüdsid seda oma kombe järele maksma panna, mida piiskop oli rääkinud. Korraga tuli pause, kus kõik vagusi olid. Arvatavasti oli midagi iseäralikku tulemas. Seal näeb piiskop, kuidas üks mees ja naine teiste keskelt üles tõusevad ja kumbki talderekut käes kandes, mille peal raha seisis, tema poole astuvad. Nad tulevad tema ligi ja ütlevad, siin taldrekute peal seisab kõik meie kümnis, mida meie selle kiriku liikmed oleme kogunud. Meie palume teid seda raha vastu võtta ja seda uue missionitöö aluseks Albaanias tarvitada. Nii et aafriklased tahavad toetada Euroopat juba 100 aastat tagasi. Meie oleme oma missionäri käest kuulnud, et inimesed seal palju viletsamini elavad kui meie. Liigutatud südamega võttis piiskop selle kalli ande vastu, mida 90 inimest selles grupis olid kokku pannud. Ta teadis, kui viletsalt nemad seal elavad ja kui suure vaevaga nad peavad oma raha korjama ja siiski olid nad valmis Jumala riigile hea meelega oma kümnist andma. Nad ei olnud vaimulikus elus veel palju Jumala sõnast õppinud, ainult mõned salmid, aga siiski tegid nad rohkem kui palju meie teada-tuntud Jumala rahva lapsed. Kas see ei tee meile mitte häbi? Lugu aastast 1922 talvekuul 100 aastat tagasi kristlikust kaitsjast. Anname 4 vastuse varianti sulle. Kes see grupp inimesi oli, kes toetas Euroopat ja olid pärit Aafrikast? Kas nad olid Aafrika nõiad, A, B, Aafrika kannibalid, C, Aafrika orjad või D, Aafrika invaliidid? Kas ma võin ka ühe küsimuse raames 2 jällekord kasutada? Vist võin, kui 2 alles on. Ei saa. Ei saa või? Ei saa, jah. Niiviisi, okei. Saan ainult ühte kasutada siis või? Publik on tark, kasuta publikut. Jaa, siis kasutame publikut. Muidu ma oleks 50-50 enne võtnud, aga okei. Ära tee publikule nüüd nii lihtsaks ka seda. Jaa, kallis publik, aidake mul öelda, kas tegu on Aafrika nõidade, orjade, kanniballide või invaliididega. No, ma tuletan veel meelde, et A olid Aafrika nõiad, B Aafrika kannibalid, C Aafrika orjad ja D Aafrika invaliidid.
Nii, publik kogub vastuseid, 19 vastust on praegu tulnud. Ootame natuke veel. 21 juba. Publik mõtleb. Sul on muidugi see, et sa võid publiku arvamusega olla nõus ja võid ka mitte nõus olla. Aga kust ma näen seda arvamust? Kohe tulevad, ootame Okay, mõned veel, et mõned inimesed veel ei ole vastanud, aga 1 minut on juba täis. Ja neid oli 90 tükki, jah? Neid, kes annetasid, neid oli 90, jah? Nii, tundub, et rohkem inimesi oma vastust ei saada meile. Meil on 22 vastust ja kohe tulevad teie ette ka tulemused. Nii, ja tulemused on siin. Ossa poiss. Mulle tuli teada, et kuna Taavet, sa oled nii tore inimene, et me võime vist 50-50 ka veel kasutada. Teeks ikka asja põnevamaks. Mis sa arvad? No kasutame ikka, jah, sest siin tundub, et oli otsustusvõimetu. Ei ole midagi. Otsuseid on antud ilusaid. No nii, kasutame siis viimase õlekorre ka ära. Nüüd läks lihtsaks, eks ole? Isegi nii või? Okei. Jah, no siis sellisel juhul ma kalduks arvama, et ikkagi tee ja Aafrika invaliidid. See on nüüd küsimus, et kes sinna kvalifitseerub, aga 90 tükki võib olla küll. Kas sa oled kindel, et invaliidid? Ma tahaks loota, jah. Et keda sa nagu mõtled Aafrika invaliidid? Et miks nad peaks grupeeruma sinna kokku? See on hea küsimus, jah. Ma arvan, et kui see oli... Aga miks mitte Aafrika kannibalid? Ma mõtlen, et kui see on mingisugune selline nii-öelda hooldekodu, kus on invaliidid, siis võib-olla... Kas arvad, et kannibalidel polnud mitte mingit lootust jõuda Jumalani tollel hetkel? Kindlasti oli, aga see, et nad juba saadaks Euroopasse annetusi, et nende usutee nii kauge oleks. Et see tundub nii uskumatu? Just. Pigem invaliidid? Ma arvan küll, jah. Oled täiesti kindel? Ei. Aga miks sa siis teed ei vali? Ma just vaatasin ühte Lõuna-Ameerika filmi kanniballidega lihtsalt ei näe kuidagi neid annetamas Euroopale. Aga... Sa ei ole kristlikud kaitsjad ka lugenud sellest aastast 1922 tundub, jah? Tõesti ei ole. No, selles mõttes, et mul ei ole nagu ma ei karda kaotada, et ma paneks ikkagi tee, jah. No, paneme tee. Nii, selline uskumatu lugu tuli siia lõppu, aga küll Jumal kahekordistab kõik, mis sa oled saanud. Et see mäng tegelikult meie mängus sa ei läinud nulli nüüd tagasi, vaid tegelikult sa võitsid meie mängus. Me oleme väga armulised sulle tänasel õhtul ja äkki saaks näidata ka, et mida sa ikkagi nagu võitsid, Taavet, täna siin selle mänguga? Seemneid. Ja et neid seemneid saab külvata kas nüüd Reeküla põldude vahele või kuhugi mujale, et seemned teatavasti külvavad ennast edasi, nagu on ka missioniga, et kui sa külvad seemne, siis see läheb kasvama ja see paljuneb ja läheb muudkui edasi. Isegi, kui me vahepeal teeme võib-olla vigu, eksime, ei usu, missionitöös ei lähe kõik nii, nagu me tahame, nagu selles miljonimängus, eks ole, uskumatuid lugusid tuleb ette, eks ole.
et sa võid seda vana numbrit veel uuesti lugeda ja näha, et mis seal toimus 100 aastat tagasi Aafrikas. Jah, kuigi mõne sõna sa võiksid tegelikult öelda selle kohta, et kas nad olid ikkagi siis endised kannibalid või siis mida selle all mõeldi? Nad olid ikka endised nii palju, kui seal oli kirjutatud selles artiklis, et on kannibalid nii-öelda jah, endised, kes nagu olid teel Jumala juurde, aga nad olid üsna alguses, nagu oli selles jutus, et olid mõned piiblisalmid lugenud, õppinud selgeks ja nii et. Okei, väga huvitav. Aitäh. Nii, suur tänu Leale põneva mängu eest. Ma juba närisin küüsi, kuidas Taavetil läheb ja samas nagu näha Jumala riigis, Taavet, me ei jää kaotajaks, nii et ära kurvasta midagi ja külva hoolega seemneid, aga vaata sa ette, et sa põldudele neid ei külva, muidu sa oled nagu see vihamees, kes külvab sinna hea viljasekka. Et piibel on täis tegelikult külvamise ja lõikamise tähendamissõnu. Ja ma arvan, et see temaatika juhatab meid ilusti ja põhjalikult sisse sellesse, millest kohe hakkab Taavet meile rääkima, missionist. Palun, Taavet. Meil on jah täna omajagu selliseid huvitavaid mõttekäike, ma arvan. Ja päris huvitavad videod on ka meile valmis pandud, mida siis te paljud ka nägite juba sellest treileris YouTube'is ilmselt väikseid lõike nendest videodest, aga täna me saame need kõik läbi vaadata. Ja peatselt ma palungi Nathanil esimene video peale panna. Esimene video on meil eesti keeles, teine tuleb vene keeles, aga siis me vahepeal ütleme ka, et vajutada neid tõlkenuppe. Aga jah, ma vaatan lihtsalt siin natukene ringi, et kes siin kõik on ja kahjuks tulid kohale kõik professionaalsed missionärid. Et ma ise valmistasin natuke selle teksti võib-olla ette nagu sellisele, ütleme nii, et kõike saab kohandada, aga ma lihtsalt näen siin, et kõik inimesed, keda ma ära tunnen nime või kaamerat pidi, on juba väga aktiivsed ühel või teisel viisil missioni töös. Aga ma usun, et sellegi poolest ei jookse midagi külge mööda maha. Ja ma palun nüüd, et Nathan, ole hea, pane meile valmis siis esimene video, mis on Lea Kübari tehtud ja esimene video, nagu ma ütlesin, on siis eesti keeles. Kuulame seda. Tere, mina olen Lea ja ma tahan jagada ühte oma lugu, mis tegelikult läheb tagasi aastasse kuskil 2005-2006. Sellel ajal ma olin Võru metodisti koguduses noortejuht, tegin noortetööd ja meie noored ei olnud sellised, meie noored olid sellised pigem nagu katkistest peredest, kes hulkusid tänavatel ja kellel ei olnud eriti midagi teha ja ütleme, see kodu ei olnud ka selline koht, kuhu nad nüüd peale kooli hurraaga nagu läksid. Ja kogudus mingil hetkel ilmselt neile oligi nagu selliseks kõige turvalisemaks paigaks. Seal oli oma sõpruskond noortel ja nii me kokku saime iga reede. Ja oli noori, kellega me saime väga lähedaseks ja kellega me saime rääkida ka Jumalast ja rääkida evangeelset sõnumit ja saime vestelda. Ja siis oli mingi osa noori, kelleni me ei jõudnudki. Et nad käisid nagu aastaid, nad mingi hetk võib-olla ei käinud, siis tulid jälle tagasi ja nendel hetkedel, kui me tahtsime nagu oma vestlustest nagu edasi minna ja rääkida, siis nad tegid nalja kõige selle üle. Ja kui meil noorte õhtutel oli ka selline sõnumi osa või ülistuse osa, palve osa, et siis pigem nad läksid nagu ära, et neile meeldis nagu see osa just, et kui me mängisime või tegime mingit sellist nagu meelelahutust lihtsalt koos, et sellest nad võtsid osa. Ja nad tulid ikka, et kirikusse tulla, see ei olnud probleem. Hea meelega nad olid. Ja tänaval, kui nägime, rääkisid meelsest juttu,
aga mingi nagu selline, mingis osas me nagu nendeni üldse ei jõudnud. Küsimus, miks nad tulid jälle tagasi? No, et oligi, et midagi nad nagu otsisid. Ja eks nagu inimestega nii olegi. Ja siis minu tee tegelikult sealt noortetöö osas nagu lõppes. Ma abiellusin ja jõudsin Tartumaale elama. Ja siis need noored tegelikult on tulnud ikka ja jälle mulle hästi südamesse, tulevad meelde. Mõnel hetkel on fookus võib-olla kuskil mujal, aga siis Jumal jällegi toob nad palvetesse ja mõtetesse. Nii, et ja ma olen mõelnud selle peale, et mida me oleks saanud nagu teha teisiti seal noortetöös võib-olla, et nagu jõuda mingite noorteni. Ja minu jaoks on hästi kõnekas see, et mitmed noored on võtnud minuga hiljem ühendust, kirjutanud mulle. Ja üks näide on selline, et kuskil, ikka nagu kuskil aasta aega tagasi kirjutas minule üks see noor, kes oli just ühe kamba juht ja kelleni nagu üldse tegelikult me ei jõudnud. Ja tema oli see, kellele, ma mõtlesin muidu, et kui ta tuleb, siis ta võib midagi nagu ära rikkuda tollel hetkel või ta läheb niimoodi. Ja et ta ei tulnud nagu Jumalat kirikusse otsima, tuli midagi muud otsima. Ja tema kirjutas, et Facebookis jätkas see noortejuht Lea ja nüüd, et tema oma eluteekonnas on läinud mitmetest raskustest läbi. Ja nüüd on see koht, kus ta tegelikult otsib Jumalat. Meie vestlused on läinud Jumalani, vaimulikel teemadel me oleme saanud rääkida, et võib-olla siin ongi selline minu jaoks hästi nagu palju olen mõelnud selle peale, et kuidas me eluteekonnad lähevad, et me külvame seemneid, me vahest ei näe nagu aastaid nagu tulemust, võib-olla isegi süüdistame ennast, et mida me valesti teeme või mida me teeme, et me tegelikult ei näe nende inimeste sisse, aga siis Jumal nagu toob tagasi nad meie ellu vahest või viib kellegi teise ellu, kus nad saavad edasi minna. Et vahest on see aeg ka tõesti 15 aastat või pikem, kui me näeme seda protsessi, kuidas see on edasi läinud kuskilt suunas. Et see oli see minu lugu, mida ma tahtsin rääkida ja panna teid võib-olla mõtlema millegi üle. Nii, aitäh Leale siis valmis seadmaks selle video meile ja need mõtted. Ma ütlen kohe selle video järgi sellise huvitava statistika, mida me evangelismi aines tegelikult natukene arutame. Ja see statistika on just läänemaailmast, ütleme Euroopa ja Põhja-Ameerika peamiselt numbritest. Aga selline number, et 1/4 inimestest, kes siis teevad sellise 100% pühendumise Kristusele, täispühendumise Kristusele, teevad selle otsuse 15 aasta jooksul. Ja seda siis just nimelt esimesest kokkupuutest evangeeliumiga, see võib olla ala lapsena jõuludel kirikus või see võib olla, miks mitte ka ühel noortekal on ju või mis iganes, aga esimene kokkupuude evangeeliumiga, evangeeliumi esimene kuulmine kuni siis selle otsuseni, et jah, ma olen all in, ma annan oma elu ja võtan Jumala oma ellu ja olen valmis kõik andma. Selle vahe võib-olla 15 aastat ja mitte lihtsalt võib olla, aga statistiliselt mõnel puhul just läänemaailmas ongi igal 4. siis pöördunul. Ja see peaks olema päris ehmatav statistika just selles mõttes, et kui me ootame kiireid vastuseid ja just selliseid kiireid vastuseid, mis on väga radikaalsed Jumala suhtes, et ma jätan kõik sinu pärast ja ma usun täienisti ja ma usaldan täienisti sind
siis me oleme natuke naiivsed just selle suhtes, et milline inimeste teekond Jumalani tegelikult on ja milline ka nende otsuse nii-öelda kiirus on. Ja eks me saame selle üle nalja ka heita ja me aines heidame ka, ütleme, et kuule, et eestlane ja soomlane ja mida põhja poole lähed, seda pikaldasemad inimesed on ja nad peavad juurdlema ja mõtlema ja ei suuda nagu seda otsust teha. Ja seal on oma nagu tõde, aga see tõde on ka selles mõttes ilus, et ma arvan, et ka selline põhjaeurooplane ei torma millegisse sisse, millest ta siis kiiresti jälle välja saab tormata. Ja keegi, kes peale näiteks seda 15 aastat lõpuks selle otsuse teeb, siis tema pühendumine on ka tavaliselt nii-öelda tugevam kui need, kes selle võib-olla 15 minutiga on teinud. Lihtsalt selline mõttekäik ja ma muidugi tahaks loota, et see noor, kes vähendast võttis ka, liigub selles suunas, aga mulle lihtsalt meenus statistika seoses selle ajavahemikuga ja just ka selle valgele, et siis, kui sa arvad, et see, mis toona sai tehtud, võib-olla ei olnudki nii mõjus, siis võib-olla Jumal võib meid nagu üllatada teatud olukordades. Aga nüüd jätkame ka sellise kohaliku kiriku konteksti missionitööga või kiriku sisese missionitööga võiks öelda, et kui esimene näide oli noortetööst, siis nüüd järgmine video saab puudutama väga paljusid tööharusid just sellises ka kristlikus kontekstis ja see saab olema nüüd vene keeles. Nii et palun, olge hea, vahetage, nii nagu meie slaid siin ütleb, see maakera märk, interpretation, valige sealt siis vene keel või siis ilmselt lihtsalt vastav keel. Eestlased valivad ikka eesti keele. Vastav keele, mida te kuulete. Ja siis, kui video läbi saab, siis mina räägin jälle eesti keeles, nüüd siis peate jälle vahetama selle ümber. Aga nüüd räägi meile Stanislav järgmise video alguses. Представляю вам церковь, новое начало, город Тайн. У нас есть плакат, который представляет все основные служения нашей церкви. Meil on 29 ja 80 inimesed töötab sellised. Kõik need teenistused meil on kõige erinevad. Meil on reputatsioonikeskus, on eraldi nagu valdkond, 29 erinevad valdkondid meil ja meil on veel evangelisatsioonivaldkond, kes служения, которые появились у нас в прошлом году. Täiesti uued valdkonnad, mis meil on nagu ja nad on praegu, me palutame nende eest. Meil on laulukoor, see on täiesti uus valdkond ja eelmine aasta sündis meie laulukoor, 2021 sündis meie jaoks on meie suur unistus ja meil on suur unistus, et me saame plossada teisi kogudusiga ja teenida seal, et levitada Jumala riiki. Et me saame teenida selle laulukorraga. Ühe valdkonda, mis ma kindlasti tahan mainida, see on emade teenistus. Meil üks õde sai oma südamise sellise hea Jumala poolt mõtte, et ta teenib nüüd emad, kellel on noored lapsed. Et seal on need koosolekud, et nad saavad nõu, kuidas kasvatada oma lapsi. Ta rendis laste too endale ja siis kirik toetab teda rendimaksuga. Ja nüüd seal on emade jaoks on teenistus ja viimane kord oli 50 inimest seal lastega koos, noored emad olid koos ja seal on ka Jumala sõna jagatakse ja seal on erinevad seminarid, nad toetavad üksteist, nad koos kuuluvad erinevad need coachid, kes räägib nendele
nõustajad, kes saavad nendele mingit nõu pakkuda. Tere, minu nimi on Sergei ja ma olen öökoguduse liige, kohe alguse koguduse liige. Kui minust rääkida, siis Jumala juurde ma tulin 2014. Enne seda 15 aastat järjest ma olin alkohoolik, 9 aastat ma olin narkomaan. Ma varastasin, elasin tänava peal ja kui ma tulin Jumala juurde ja 2014 ma läksin rehabilitatsioonikeskuse, kus ma sain terve seda rehabilitatsiooni. Kui ma olin seal rehabilitatsioonikeskus, siis ma võtsin vastu juurde. Palusin vabandust tema käest ja mul on rõõm südames ja meie rehabilitatsioonikeskus ja meie kogudus ka, me toetame neid mehi, kes oli seal rehabilitatsioonikeskuses. Ja eelmine aasta septembris me alustasime uue töö. Meil on uus töö, kus me pakume inimestele tasuda süüa. Me pakume süüa inimestele seal, kus on suurturgudel. Laupäeviti me jagame selle söögi, sinna tulevad pensionärid ja invaliidid ja veel. Ja me jagame nendele Jumala sõna, me jagame nendele süüa ja me tunnistame, missugune elu meil oli, missugune nüüd on praegu meil Jumala koos meie elu. Ja kui keegi tahab parandada oma elu, siis me pakume nendele minna rehabilitatsioonikeskuse elama. Ja mõned sõidavad sinna ja siis elu saab paremaks. Ja veel meie inimesed külastavad vanerite kodu, kus on ilu Lasnamäel. Nad jutlustavad seal ja teevad seal hingetööd. Selle kirgus on 29 need valdkondi, kuidas nad teenivad. Nüüd oleme ära näinud 2 videot ja need esimesed Tõlge tagurpidi tagasi. 2 rääkisid siis meile mõlemad tegelikult nagu missioonitööst kohaliku koguduse kontekstis. Ehk siis võiks öelda selle kohta kiriku sisene nagu missioonitöö. Ja ideaalis mina leiangi seda, et missiooni selline reaalsus või missioonitöö kogemus võikski ühel kristlasel, eriti noorel kristlasel tekkida kohalikus usukogukonnas. Ja loomulikult meil ei ole ette näidata võib-olla palju niivõrd aktiivseid kogudusi ja kirikuid ükskõik mis denominatsioonis, nii nagu on uue alguse, kus on seal ligi 30 palju neid erinevaid tööharusid oli, peaaegu hirmutav number, aga ma arvan, et isegi väiksed kogudused neil on võimalik kas või üks tugev selline valdkond, kus nad saavad ulatuda välja nende inimeste poole, kes ei tunne Jumalat. Nii et ühesõnaga missioonitöö ideaalis ongi miski, mida kogetakse esmaselt kohaliku koguduse kontekstis, aga sellega tõepoolest asi ei piirdu, sellepärast, et iga kristlane, kes käib koguduses, ta käib ka kuskil ilmselt tööl. Ta ilmselt kuskil elab mingis külas või linnas või mingis rajoonis, mingisuguses sellises linnaosas. Ta ilmselt kuskil teeb trenni, ta ilmselt kuskil
kuskil käivad tema lapsed koolis või lasteaias ja kõik need kokkupuutepunktid nii-öelda selle välismaailmaga ehk siis inimestega väljaspool kiriku liikmeid saavad tegelikult nagu missioonipunktideks sellises isiklikus elus. Ja nüüd järgmine video, ma palun, et Naatan mõneks valmis meile elevideo. Elevideo on just väga hea selles kontekstis, et see räägib meile nii-öelda sellest külamissionist. Et mis siis ikkagi, kuidas mina olen missionimeelne ja väljaulatuv siis oma seal, kus ma elan. Ja selline hea Koduküla missioni näide tuleb meile nüüd siis järgmises videos. Video on jälle eesti keelne. Tere, mina olen Ele ja mina tervitan teid siit Võrumaalt ja mu südames on täna jagada sellisel põneval, minu enda jaoks ka ootamatul teemal nagu kogukonna missioon või siis Koduküla missioon. Kuna mul lapsepõlves on paar väga sellist valusat kogemust, kus ma olen näinud, kuidas meisse kui kristlastesse ei ole hästi suhtutud, siis see on jätnud nagu nii tugeva jälje, et ma ei julgenud Jumalast väga rääkida. Ja ma ei julgenud Jumalast rääkida ka koolis, nii et koolis mul oli vaid paar sõpra, kellega suhelda, aga Jumal ikkagi paistis minust ka koolis välja, et ikka oli need hetki, kus öeldi, et oled küll saanud halva hinde või läbi kukkunud, aga ikka käib ringi ja särab. Aga sealt edasi ma vaikisin, ma ei julgenud rääkida, sest ma ei teadnud, mis sellele järgneb. Minu jaoks läbimurre tuli siis esile, kui ma läksin tööle lasteaeda, kus oli kollektiiv, kes teadsid, et ma olen kristlane ja hakkasid siis küsima või panid mind piiblilugusid rääkima lastele. Ja sealt edasi juba oli päris selliseid erilisi hetki, kus Jumal ka tegi imesid ja vaikselt minu usk kasvas, minu usaldus nende inimeste vastu kasvas ja julgus. Ja võib-olla siis kõige suurem läbimurre oli see, kui ma oma enda raskest haigusest läbi tulin ja mõistsin, et siin ei ole enam mitte midagi kaotada, et ole see, kes sa oled, seal, kus sa oled ja Jumal saab sind kasutada ja minu arust see oli nagu tõeliselt eriline hetk minu enda elus ja ma olin saavutanud selleks hetkeks ka teatud küpsuse, julguse ja koos Jumalaga oma koduküla või kogukonna teenimine on olnud üks selline ootamatu seiklus, mille võtmesõnaks on usaldus. Kus see usaldus siis on tulnud? Usalduse me saavutame siis, kui meie lähme nende juurde. Ja Koduküla õppis meid tundma. Ja kuidas? Käisime koos naabrinaistega jalutamas. Me käisime Jüriöö jooksul, kuna Koduküla on aktiivne ja tegutseb. Nad korraldavad erinevaid pidusid, käisime ja osalesime nende pidudel, olime koos nendega ja loomulikult ikkagi oli ju neid hetki, kus me saime rääkida, et mis me teinud oleme, kus me käinud oleme. Seda nad teavad, et me kirikus käime ja et me Jumalat usume ja et me kristlased oleme ja sealt nüüd edasi on selline, kuna nemad saavutasid meie usalduse, siis sealt edasi, mis siis juhtunud on. Mäletan ühte hetke, kuidas üks meie Koduküla isa, mees, helistab mulle ja ütleb, et mu 16-aastane poeg on neeruvähjaga haiglas. Palun mine teda vaatama. Ja mina siis küsin, et niisama vaatama või et ma olen kristlane, et kui mina lähen, et ma räägin Jumalast, et kuidas tundub, kas ma võin rääkida Jumalast ja tee, mis tahad, et ta on nii raskes seisus, et palun mine lihtsalt vaatama. Ja ma sain südamesse 3 asja kaasa võtta. Ma sain südamesse kaasa võtta, kuna tal olid siis limaskestad hästi katki läinud ja haavandeid täis, siis ma sain südamesse viia talle jäätise kokteili, et ta saaks natukenegi midagi süüa. Siis ma sain südamesse võtta kaasa Uno kaardid, et mängida temaga koos midagi, et oleks vestlust ja 3. mütsi. Ja jäätise kokteili ta proovis seal juua, ta oli hästi tänulik, me rääkisime Jumalast, ma rääkisin oma kogemusi koos Jumalaga. Siis Uno kaartide algusest vaatas, ta ei olnud üldse valmis püsti tõusma sealt, ta täiesti lamas ja ühel hetkel ta vaikselt laseb oma voodi püsti ja ütleb, et mis passid, mängime ka või. Ja siis me mängisime Uno kaarte ja enne kui ma lõpupalves olin temaga päris pikalt, küsisin, et kas on midagi, mida sa tahaksid praegu. Ja ta ütleb mulle, et ma tahaks mütsi. Ja ma ei ostnud seda mütsi, sest et mulle tundus, et seda on liiga palju, et võtta kaasa jäätise kokteil ja kaartid on päris hästi, aga siis ma ikkagi helistasin sõbrannale ja ütlesin, et palun, too nüüd see müts sealt Sportlandist ära. Ja ma andsin talle ka mütsi ja see noormees on täna terve.
ja sealt on neid imesid ja lugusid nii palju, et üks lugu oli üks ootamatu telefonikirja lõuna ajal, kus helistas jälle üks meie küla meesterahvas, kes ütleb mulle, tead, et täna õhtul olete oodatud mu vanemate kuldpulma. Ja mõtlesin, et kui tore, et eks me siis organiseerime nii, et tuleme kohale. Kuna oli koroona aeg, siis peeti seda niimoodi koduhoovis. Ja siis ta ütleb mulle, et kuule, et ole hea, et tee paar mängu ka. Ma ei tea, kus nad teavad, et ma mänge teen. Mõtlesin, et okei, et aga kuule, et aga äkki sa viid üldse selle pulma läbi. Ahah. Ja selle peale ta ütleb mulle, et aga tegelikult ma väga tahaksin, et sa paluksid mu vanematele õnnistust. Ja minu esimene küsimus oli see, et aga ma olen metodist, et te olete ju kõik luterlased, meil on tõesti koduküla sellised, tõesti siuksed, võtavad väga tõsiselt luteri usku. Ja selle peale ta ütleb mulle, et aga Jumal on ju see sama. Ja see õhtu ei lähe meelest ära, et see oli õhtu, kus koduküla rahvas oli koos ja see orkestridirigent oli siis kutsunud ka kõik terve orkestri koos peredega. Ja kogeda seda Jumala kohalolu seal oli väga-väga võimas. Nii et mina olen kogenud, et ma teenin siis, kui miski mind minu seest puudutab. Et kui mu naaber Mattis oma õe ja õe matusel tegelikult kukkus kokku ja suri ta enda ema, siis läks natuke aega mööda, et Mattis oma venna, siis peale seda ma kogesin, et ma pean midagi tegema. Ja me küpsetasime südamekujulise keeksi ja poisid viisid selle jõulude ajal neile. Või siis naabripoiss, kes ootamatult ratastoolile jäi, siis Daniel lihtsalt läks ja õppis koos temaga. Ja kuna tema kirg on ilutulestik, siis oli ju vaja ka ilutulestikku lasta ja teha midagi koos, mis jälle puudutab nende südant ja me hoolime nendest. Ikka on olnud neid telefonikõnesid, kus mulle öeldakse, et palun tule ja palveta. Hiljuti oli üks telefonikõne, kus naabrinaine helistas, et palun tule kohe, et võta võideõli ka kaasa. Ja ma läksin ja palvetasin ja ma mõistsin, et praegu on see koht, kus ka kiirabi kutsuda ja me kutsusime kiirabi ja see aeg, kui me lihtsalt seal niimoodi ootasime, seda ei jaksanud väga hingata, aga tema huulil oli nagu näha, et see, mis ta ütles, oli see, et kas sa tead, kui hea on Jumal. Ja täna ta taastub koroonast, liigub ringi, aga me näeme seda, et kuidas Jumal on puudutanud nende inimeste elusid ja kuidas Jumal on nii aktiivselt nii-öelda hoos ja tegutseb ja ta hoolib nendest inimestest. Et mulle meeldib mu koduküla teenida. Augustis, kui meil oli koduküla päevad, siis kutsuti mind rääkima ja see kutse oli selline teile, et me oleme väsinud nendest piirangutest ja üldse me oleme läbi põlenud ja meil on raske, et palun tule ja räägi. Ja sa tead küll, mida on vaja öelda. Ja seal on siis Anneli Ott ja seal on veel teisi poliitikuid ja nemad räägivad siis sellest, mida on vaja kogukonna päeval rääkida. Ja mina räägin puhast evangeeliumi. Ja sellele järgnes siis kutse, et kuule tele, et nüüd on kevadpühad tulemas, et tule räägi nüüd midagi lastele. Et meie juba saime. Nii et minu sõnumeid on tavaliselt täis evangeeliumi ja sellepärast, et ainult Jumal saab neid aidata ja ainult Jumal saab neid päästa. Aga ta vajab selleks meie südant, meie käsi, et me oleksime valmis midagi ära tegema ja meie suud, et on aeg vaikida, aga on aeg, kus me julgelt räägime, lohutame, julgustame ja üle kõige armastame. Nii et mina kutsun olema julge, sest maailm on täis väljakutseid ja Jumal muudab meid nii, nagu ta on muutnud mind. Aitäh Helele. Ma usun, et see oli julgustav lugu sellest, kuidas koduküla misjon ja selline misjoni valmidus võib kodukülas tõesti nagu tekitada täiesti sellise, võiks öelda väikese liikumise, et inimesed hakkavadki pöörduma sinu poole, et saada abi Jumalalt ja võib-olla nad ise ei pruugi üldsegi niivõrd usuinimesed ollagi, aga nad tunnetavad ära nagu mingisuguse kontakti, mis sul on. Ja tänu Jumalale, et näiteks Raiste külas ja ma usun ka teistes Eestimaa külades on neid usklikke, kes ennast on lihtsalt häälestanud sellisele sihilikule ligimese armastusele, mida ma arvan, et Ele käitumine ja tema pere käitumine on lihtsalt selline väga sihilik, tugev ligimise armastus
ja valmisolek kuulutada evangeeliumi. Ma näitan teile nüüd mõnda slaidi ja jagan oma PowerPointi. Siin on peamiselt asjad eesti keeles, päris palju kirjakohti ja ma palun Iira, et sa päris kõiki ei pea lahti tegema, küll aga me loeme iga 4 evangeeliumi lõpust sellise missioni salmi, aga kõiki ei pea päris avama, nii et sa võid tõlkida lihtsalt otse nagu minu juttu. Nagu me siit nendest esimesest 3 videost nägime, siis missionitöö algab usukogukonnas. Ja sellepärast oligi algul hea vaadata seda, kus on nagu selline elav usukogukond, kogudus, mis ulatub välja inimestele, millel on erinevad tööharud, siis see võikski olla selline allikas, kus saab missionitöö alguse. Aga kuidas see missionitöö jätkub? Mitte ainult videode järgi, aga ma usun ka piibellikult on niimoodi, et kui usukogukond on moodustunud, ehk siis näiteks evangeeliumites on algselt see lihtsalt Jeesus ja tema jüngrid, võib-olla enne seda isegi Johannes ja tema jüngrid, aga Jeesus ja tema järgijaskond, see on see usukogukond, mis moodustub ja kuidas nad siis toimivad niimoodi, et missioon käib külast külla. Taavet, ma ütlen, et me näeme seda, et sul on slaidi esitlus ees, aga me näeme seda esimest slaidi ja kõrval näeme seda riba ka. Kas sa seda tahadki näidata või? Ma tegelikult ei taha, ma olin juba seal teise slaidi peal. Me lihtsalt ei näinud suurelt seda. Okei, proovin uuesti. Nii. Kas nüüd on suurelt või? Ei ole. Huvitav, kuidas saan. Nii. Äkki siis nii või? Jah, just nüüd on. Okay. Nii et ühesõnaga missionitöö algab usukogukonnas ja jätkub siis külast külla nii-öelda. Ja seda me näeme ka pühakirjas. Nii et Jumala sõna kuulutus toimub külades, linnades, asulates ja tõepoolest evangeeliumites on ka selline järjekord, et järjest väiksematest kohtadest liigub see evangeeliumi tuli ja ka missionitöö ühtlasi nagu suurematesse, nii et näiteks Matteuse 11. peatükis mainitakse meile, et see on nagu linnast linna, linnade vahel. Ja on ka teisi salme, kus Jeesus räägib seda, et ma pean nüüd järgmisse linna minema. See näitab meile, et see missionitöö on nagu sellist suuremat nagu hoogu võtmas. Aga sarnane nagu selline liikumine toimub evangeeliumi jutustuses edasi, eriti apostlite tegude raamatus, kus me jõuame juba selleni, kuidas ta läheb ühest linnast teise, aga ta läheb ka piirkondadesse ja riikidesse. Ja ma tahaksin tegelikult, enne kui me selle 4. video juurde lähme, ma tahaksin tegelikult vaadata korra suurt missionikäsku Luuka evangeeliumi järgi. Ja ma Iirale ütlen, et ma loen apostlite esimesest peatükist 8. salmi, et võid selle lahti teha. Aga ma ütlen kommentaariks ka selle küllaltki sellise populaarse väikse vea siis piibliteoloogias, et suureks missioni käsuks peetakse tihtipeale ainult Matteuse evangeeliumi viimaseid salme. Ja miks see viga on? See on absoluutselt võrratu ja igal juhul osa nagu suurest missioni käsust, aga tegelikult see, mida teoloogid mõtlevad suure missioni käsu all, oli see reaalsus, et Jeesus oma teenimistöö lõpus ja oma maise tegevuse lõpus saadab oma jüngrid välja kogu maailma. Ja tegelikult seda käsku ennast, seda sündmust on lihtsalt kõik 4 evangelisti erineval viisil kirja pannud, erinevas sõnastuses. Aga tegelikult suur missioni käsk, kui see fraas ise ei ole mitte midagi, mis seisab ainult Matteuse evangeeliumi lõpus, aga mida iga evangelist, ehk siis Luukas, Matteus, Markus, Johannes on omal viisil oma raamatu lõppu pannud.
ja Luukas, kes on ühtlasi Apostlite tegude autor, kuna tema raamat oli nii-öelda kahevolüümiline ehk siis Luuka evangeelium ja Apostlite teod, aga täiesti nagu sidusas sellises järgus kirjutatud, siis Luukas lihtsalt paneb mõned salmid sellest läkitusest tõepoolest oma evangeeliumi lõppu, kus on lubadus pühavaimu väe tulemisest, aga siis see käsk ise nii-öelda on hoopis Apostlite tegude alguses. Nii et selles mõttes see suur missioni käsk on midagi, mida kõik 4 evangelisti oma raamatutesse on pannud, lihtsalt Matteuse oma on meile kõige tuntum. Luukas, siin vabandust, üks vahekommentaar on veel, et Luukas kasutab just sellist märksõna nagu tunnistajad ja tegelikult Luukas ei ütle midagi uut ega Jeesus ei ütle midagi uut oma jüngritele, kui ta ütleb, et teie olete minu tunnistajad, et see oli tegelikult Jumala käsk niikuinii Iisraeli rahvale, tähendab Vanas Testamendis oma lepingu rahvale, see kokkulepe või käsk oli just selline, et nemad on tunnistajad ja nemad on ka maailma valgus, ühesõnaga valgus paganrahvastele ja seda näeme eriti Jesajas. Aga Luukas tõepoolest siis kasutab just seda sõnavalikut ja Apostlite teod 1.8 ütleb nõnda, et vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad. Ja siis ta ütleb Jeruusalemmas ja kogu Juudamaal ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Ja kui see salm panna kokku nüüd nende eelnevate kommentaaridega külast külla, linnast linna, siis me näeme, et nüüd evangeeliumi levik ja missioni töö ei ole ainult mitte linnast linna, aga see väljub ka ühe rahva keskelt teiste rahvaste keskele. Ja mitte ainult ei välju sealt, aga see peab jõudma maailma igasse äärde või igasse otsa. Ja see järgnevus on tõepoolest Apostlite tegudes väga hästi näha, kus tegevus tõepoolest hakkabki Jeruusalemmas ja tegelikult juba seal 8. peatükis, kus 7.-8. peatükk umbes seal see tegevus hakkab jõudma nii-öelda nende aja ilmamaa äärteni, ehk siis kui meil seal mainitakse Etioopia seda kojaülemat ala, siis näiteks Etioopia Aafrikas oligi sellel ajal umbes nii kaugele, kui nii-öelda Jeruusalemmast minna sai. Ja muidugi hiljem meil on missionireiside läbi seal ka erinevaid Euroopa siis maid või rahvaid nagu mainitud. Aga point on selles, et need raamatud näitavad ka sellist geograafilist nii-öelda levikut sellest, kuidas nüüd Jeruusalemmast see evangeelium jõuab ilmamaa äärteni. Aga nüüd, mis on meie seminariks oluline siin täna või webinariks, on see, et see käsk, et teie peate olema minu tunnistajad, on alati olnud osa Jumala lepingu rahvast. Ja läbi Kristuse see lepingu rahvas oleme sina ja mina. Ja mida ma siiralt usun, on see, et miks missionaalne eluviis peaks olema iga kristlase nii-öelda isiklik asi, on see, et me kõik oleme kutsutud tunnistajateks. Vahe on lihtsalt selles tunnetuses, et kes seda tunnistust peab tegema oma kodukülas, oma kogukonna keskel, kes peab tegema seda linnast linna, kes peab oma kodulinnast nii-öelda sellest Jeruusalemmast minema nii-öelda kaugemale ja tõesti on need, kes on kutsutud Jumala tunnistajateks ka maailma teise otsa minemiseks ja keda Jumal sinna läkitab. Aga selles mõttes oleme kõik ühe pulga peal, et me kõik oleme kutsutud, see mandaat või käsk on kõik meile antud ühte viisi, et teie olete minu tunnistajad. Ja nii et seda kokkuvõttes siis terve kirik on välja läkitatud selle maailma keskele, aga kes siis kodukülasse, kes natuke kaugemale ja mõned ka nii-öelda teise maailma otsa. Ja nüüd see viimane video, mida me vaatame, ongi meil Andruselt ja tema ise
on hetkel Eestis tagasi tulnud ühelt selliselt 10-aastaselt tsüklilt, kus Jumal teda läkitas mitte päris teise maailma otsa, nimelt Leetu, aga tegelikult küllaltki, uskuge või mitte, kultuuriliselt hoopis teise nagu konteksti. Ja Andrus tegelikult on käinud ka, mis geograafiat puudutab, palju kaugemates kohtades, eriti seal Venemaa avarustes. Ja ma arvan, et tema video lihtsalt sobib siia näidata ka sellepärast, et tema on üks nendest, kes on kutsutud tunnistajateks, aga kes on vähemalt mingiteks perioodideks oma elus kutsutud ka kaugemale kui Jeruusalemm või siis ka oma riik ja rahvas. Nii et vaatame palun nüüd Naatan, et sa paneks meile valmis Andruse video, mis tuleb siis jälle eesti keeles. Kas missioonitöö on kutsumine ja valik? Kas olla missionär on kutsumine ja valik? Ja kas on valikut? Kindlasti me valime, kui Jumal kutsub, et me valime, kas me läheme sellega kaasa. Me valime, et me loobume omast tahtest. Me valime, mis pidi me seda teeme, me valime, kuna me ühineme sellega, milleks Jumal meid on kutsunud. Mõnikord me ootame, mõnikord me valime, me võtame veel lisaaega. Aga kutsumine on see kindlasti. Selle me tunneme ära oma südames ja selle annab teada Püha Vaim. On selline üldine kutsumine, minge kõiki maailmas, kõikidele kristlastele, olla soolaks ja valguseks ja kuulutada evangeeliumi kõigile loodule. Aga Apostlite tegude 13. peatükis me teame alguses, kui vennad teenisid Issandat ja paastusid, Püha Vaim ütles neile, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina nad olen kutsunud. Siis nad paastusid ja palusid Jumalat ja panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele. Nii et Püha Vaim räägib ja Jumal on kutsunud, Jumal on igaühe kutsunud milleks ja on igaühel andnud mingi töö ülesande. Ja nüüd me valime. Jumal on valinud meid tegema. Ühele ta ütleb, et mine sinna linna, tee seda, aga teisele ütleb, et sina mine ainult sellesse teise linna ossa. Ja kolmandale ütleb, et sina ära mine kuhugi. Sina ole kodus, aga ole ustav. Loe sõna, palveta, armasta. Aga ole ustav. Ole oma töö juures ustav, ole oma perekonnas ustav. Ole oma suguvõsas ustav. Nii et Jumal on kutsunud, Jumal on meid valinud, Jumala valik on, millised ülesanded igale ühele annab ja meie ustavuses siis on näha, kui palju ta saab meile juurde usaldada. Ja me valime. Kuidas me valime? Kuidas me oleme ette valmistanud palves? Kuidas meil on inimesed meie elus, kes palvetavad meist, kes toetavad meid selles, et Jumal on meid kutsunud ja kes ka aitavad kaasa oma palvetega ja ka praktiliselt. Ja see on suur õnnistus, kui meie elus on vähemalt 1 või 2 inimest, kellega me palvetame regulaarselt ja kellega me ka kasvame koos ja kasvame ka teenimises. Ja. No nii, aitäh Andrus, et sa selle klipi meile valmistasid. Ma nüüd jagan uuesti seda, loodetavasti siis edukalt seda PowerPointi, 1 sekund. Proovin siis kuidagi niimoodi teha, et nii. Ei tulnud välja. Nii, okei. Kas nüüd võib mulle keegi öelda, kas... Ja, töötab nüüd. Töötab, jah? Okei. Nii et
nüüd ühesõnaga me kuulsime kelleltki, kes on ka kaugemale läinud tunnistama, aga tegelikult ta rääkis seda sama asja, et see Jumal, milleks Jumal meid kutsub, võib olla sama hästi seal samas kodukülas ja tähtis on olla ustav. Ma läheks nüüd selle õpetusliku poolega edasi, kattes siis need teised missionikäsud ka just evangeeliumites ja põhjus on just sellepärast, et see aitab meil vastata nendele küsimustele natuke, mis meil selle webinari raames nagu tõstatati. Näiteks üks nendest oli, et mis on missioni loomus ja kuidas on see erinev evangelismist, mis on vahe evangelismi ja missioni vahel. Ja ma arvan, et seda aitab meil päris hästi lahata natukene 2 järgmist missioni käsku. Ja nüüd, kui me vaatame seda kuulsat missioni käsku, ehk siis Matteuse evangeeliumis, siis see on meil Matteuse 28, salmid 18-20. Ja siinkohal Jeesus ütleb oma jüngritele, et minul on antud kõik meelevald taevas ja maal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ja selles kuulses missioni käsus, milles teie olete ilmselt kümneid, kui mitte mitukümmend jutlust kuulnud, ühel või teisel viisil võib-olla ise pidanud, siis siin on tõepoolest sellist 3 nagu märksõna, mis ma olen siin ka rasvase kirjaga märkinud, mis võiks meil natuke nagu mõista seda, et mis seostub meil piibli ideoloogias missioniga, mis võib-olla evangelismiga ja mis siis ka natukene jüngerlusega. Ja loomulikult kõige tähtsam on siin käsus seda, et teha jüngriteks kõik rahvad. Ja see on väga oluline meeles pidada, et Jumal kutsub meid tegema Jeesuse Kristuse järgijaid. Ta ei kutsu meid tegema pöördunuid, ta ei kutsu meid kedagi oma lihtsalt religiooni vahetama, aga ta kutsub meid tegema, vormima inimesi, kes tõeliselt järgiks ja veel nõnda, et nemad omakorda teeksid teisi jüngriteks. Aga ma ütlen lihtsalt ühe nagu selle eristusena, mis on selline keeleline eristus, on see, et kui me räägime missionist piibli ideoloogias, siis tähtsad on märksõnad minema, läkitama, saatma. Minema, läkitama, saatma. Ja siin, kui Jeesus ütleb, et minge siis see võiks olla see meie peas võiks missioni tuluke põlemale minna, et siin räägitakse missioni tööst. See on alati piibli ideoloogias seotud läkitusega ja saatmisega, just nimelt kõigi rahvaste päästega. Nüüd, kui me vaatame järgmist sõna, mis on rasvaseks tehtud, on ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse. Siin ristimisega meil võiks siduda või seostuda see, et igal usuelul on ju mingi algus ja ütleme, ristimine on ikkagi miski, mis paljuski sümboliseerib ja mitte ainult ei sümboliseeri, aga ka initseerib, võiks öelda, inimese usuelu. Ja loomulikult inimesed ei saa kuidagi automaatselt hakata Jeesuse järgijateks, kui esiteks nad ei kuule evangeeliumi ja teiseks, kui nad sellele ei vasta. Aga kui see esimene vastus on olnud, kui see otsus on tehtud, siis ristimine on ju see, mis seostub meil inimese usuelu algusega. Ja sinna ridade vahele võiks nagu natuke lugeda selle evangelismi. Ja evangelism, see peaks piibli ideoloogias seostuma sõnadega just kuulutamine ja ka kuulutamine just nimelt Jeesusest Kristusest, tema ristisurmast ja ülestõusmisest. Nii et kuulutustöö, Jeesuse Kristuse ristisurm, ülestõusmine, lunastus, see võiks seostuda meil eelkõige selle evangelismiga. Ja jüngerlus, mis on selline kolmas
tähtis, mis võiks mõnes mõttes kokku võtta meie usuelu kogu teekonna koos Jumalaga. See hõlmab nii algust kui ka kõike, mida me Jumala kohta ja koos Jumalaga õpime. Seda võiks kokku võtta see viimane fraas, et õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud. Mis on põhimõtteliselt väga suur üleskutse kopeerida kõik, mis Jeesus oma jüngritele andis. Nii eeskuju kui õpetuse läbi. Nii et ma ei tea, kas see kedagi aitab, aga võib-olla aitab. Nüüd on tõesti meil üks missioni käsk, mis on meil Markuse evangeeliumis 16. peatükis ja see tõesti nüüd fokusseerib peamiselt sellisel evangelismil, just sellel evangeeliumi kuulutamisel. Ja üks asi, mis kaasneb evangeeliumites selle sõna kuulutamisega, hea sõnumi või rõõmusõnumi kuulutamisega on imeteod. Juba algusest peale võib-olla Risti ja Hannes on võrdlemisi erand, et tema lihtsalt ütles, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ja seda ütles ka Jeesus, aga peaaegu igas salmis, kus on tsiteeritud siis Jeesus, kes ütleb, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal, siis need järgnevad salmid puudutavad siis imetegusid, kuidas Jeesus käis kuulutades ringi, aga ta ka parandas, tegi terveks haigeid, ajas välja kurja vaime ja nii edasi. Ja Markus tegelikult oma missioni käsu panebki sellisesse evangelismi võtmesse, kus ta ütleb, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi. Siin on tegelikult üks fraas ära jäänud kogu loodule. Vabandust, ma lihtsalt kuidagi vist see slaidist puudub, aga minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi. Ja tegelikult edasi on meil antud nagu selline tõotus teatud sellistest üleloomulikest kaitsest ja tegudest, mis jällegi kinnitavad seda kuulutust. Nii et see Markuse suur missioni käsk on tõesti väga selline evangelismi keskne. Ja see, mis võib-olla nagu kõige paremini aitab meid lõpuks viia sellele, mida minul on südames kõige rohkem jagada, on Johannese missioni käsk. Ja Johannese suur missioni käsk on siis evangeeliumi eelviimases peatükis, 20. peatükis ja salmides 21–22. Ja selle ma ootan, et tõlk saaks ka lahti võtta. Johannese 20, 21–22. Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu teile, nõnda nagu isa on läkitanud mina, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles, võtke vastu püha vaim. Nüüd Johannes terve oma evangeeliumi sisus tegelikult väga tihedalt seob sellise isa või poja ehk siis Jeesuse toimimise, tegutsemise läbi isa tahte. Ja samuti ka püha vaimu väes, püha vaimu juhtimises. Ja selle kolmainu selline lähedus või intiimsus on võib-olla Johannese evangeeliumis kõige rohkem välja toodud. Ja see läkituskeel on just see, et see kirikumissioon, see, mida kristlased tegema hakkavad, ei ole mitte lihtsalt sellepärast, et näe, Jeesus ütles ja nii oleks ilus teha, aga see puudutab sellist isa ja poja sellist sügavat suhet ja armastust ja sealhulgas ka püha vaimu tööd. Ja see on miski, mida meil muidugi seminari aines on väga palju rohkem aega, et nagu lahata. Aga see on tegelikult see salm, see Johannese missioni käsk on see salm, mis 20. sajandil just missiolooge pani nagu tõeliselt aduma või taas mõtestama, miks kirik üldse tegeleb missionitööga. Ja tegelikult oli teise maailmasõja järgselt 60-ndatel selline suur kriis,
ka evangeelses kristluses, üldse tegelikult üle maailma kristluses, kus loomulikult oli maailm tulnud läbi 2 maailmasõjast, teatud valgustus ja hiljem teadusarengud viisid sellise tugeva jumala eituseni, kus Nietzsche mõtted ja mõned teised olid saanud selliseks populaarseks, kes teab, 60-ndatel oli ka need liikumised, et jumal on surnud ja nii edasi. Samas inimkond tegi uusi avastusi kõik kosmose ja tähtede poole ja lisaks sellele tegelikult, mis puudutab missioonitööd, siis ka Hiinast saadeti, üldse Aasia riikidest tegelikult saadeti väga palju missionäre välja ja sellises ülemaailmses kristluse kontekstis nii palju uksi sulgus nendel 60-ndatel, et kirik hakkas nagu taas mõtestama seda, et miks me üldse nagu tegeleme missioniga. Kui see ei õnnestu, inimesed surevad paremal ja vasakul, miks me saadame oma raha ja ressursse kuskile teise maailma otsa ja siis saadetakse missionärid meile kas elusalt või nii-öelda kirstust tagasi, et miks me üldse teeme seda. Mõistate, selline nagu globaalne kristlik ahastus oli kiriku üle ja just need salmid viisid tegelikult globaalse missioni töö nagu tagasi fookusesse. Just see, et me teeme seda sellepärast, et isa tegi seda. Sest nõnda nagu isa läkitas poja, nõnda saadab Kristus ka meid ja saadab selles pühavaimu hingamises ja väes. Ja just see tõttu, et missioon ei ole mitte kiriku tegevus, aga missioon on midagi, mis kuulub Jumalale. Ladina keeles kutsutakse seda missio dei ja missioon on midagi, mis kuulub Jumalale ja see on midagi, millega kirik liitub, mida isa ja poeg on teinud, planeerinud, isa, poeg ja püha vaim, mida nemad on teinud aegade algusest. Ja just see nii-öelda see, kuidas isa on läkitanud poja, see ühesõnaga, see ütleb meile seda, et missioon on midagi, mis oli pikalt siin enne meid ja kirik tuli palju hiljem. Ja kirik mitte niimoodi, et kirikul on mingi missionitöö, mida teha, see on täiesti vale loogika ja sellest saad just 6- ja 70-ndatel aru ja sõnastati see uuesti, et vastupidi, Jumala missioonil on, kui ta tahab kasutada meid, on võimalik kasutada meid ja kirikut. Et Jumala missioonil on kirik, mida kasutada, mitte ei ole kirikul missionitööd nagu teoloogilises mõttes. Meie liitume sellega, mida isa on enne maailma rajamist oma pojas selle maailma suunas juba liikuma pannud ja teinud. Ja võt see oli suur nagu selline game changer terve maailma missionile just selles mõttes, et saadi aru, et see ei ole mitte kiriku idee või tegevus, aga see on Jumala idee. Ja meie teeme seda sellepärast, et nõnda läkitas isa poega. Ja seda ma kindlasti ei taha, et me hakkaks ette lugema, aga ma lihtsalt tahtsin näidata teile, et Johannese evangeelium on tulvil seda läkitus- ja saatmiskeelt, aga millal iganes see esineb, ja siin ei ole üldsegi mitte kõiki salme selle slaidi peal, aga millal iganes see läkitus- ja saatmiskeel esineb, siis esineb meile tihtipeale ka pühavaimu töö, aga esineb alati isa ja poja vahetu selline lähedus ja just nimelt ka täielik selline kuulekus Jeesusel poolt siis isale. Ja lihtsalt selline, kes on lugenud Johannese evangeeliumit tõsine, sellele jääb kõlama need korrad, kus Jeesus ütleb, et ta ei tee mitte midagi ilma, et isa seda teeks. Ja ta ei ütle mitte midagi, et ta enne kui ta kuuleb, et isa midagi ütleb. Ja võt selles läheduses sünnib tegelikult kiriku missioon, selles vahetus nagu alluvuses ja kuulekuses isale. Ja minu sõber Jüri, kes nüüd Eestis on ka missionärina Brasiiliast, tema julgeb seda isegi nii panna, ja ma ei arva, et see vale on, et tegelikult Jeesuse number 1 eesmärk siin maailmas oli austada isa.
oli lihtsalt meelehead teha isale. Lihtsalt nii-öelda tuua rõõmu oma taevasele isale ja armastada teda läbi kuulekuse. Ja Jüri ütleb niimoodi selle peale, et jah, ta küll päästis meid, ta küll tervendas meid, ta suri ristil meie eest, ta tõusis ülesse, aga kõik need on sellised nii-öelda väga suured ja tähtsad boonused. Et ta kõiki seda tegi ja see mõtestatus oli lihtsalt sellepärast, et ta tahtis isale head meelt teha ja kuuletuda ja näidata maailmale, kuidas isa on teda armastanud ja kuidas tema armastab isa. Ja kes loeb Johannese evangeeliumi, siis tõepoolest selline nagu pilt, selline mulje jääbki. Ja seetõttu, kuna kiriku missioni töö ja tegevus ei lähtu mitte sellest, et meil on geograafias kuskile ilmtingimata nii-öelda kiire või et kirik on võtnud lihtsalt suure koorma enda peale, aga see lähtub kõik isa ja poja sellisest lähedasest suhtest. Ja tegelikult selline missioni meelsus, olgu ta siis kodukülast kuni siis maailma äärteni, tuleb meile võib-olla kõige rohkem esile just Philippi kirjas. Ira, ma palun, et sa selle võtaksid lahti. Ja siin missioloogid just loevad välja seda, et kui me räägime võib-olla vahepeal ka kirikus sellest, et evangeeliumi kuulutamiseks ja selleks, et Jumala töö jõuaks kõikideni, me peame nagu oma mugavustsoonist väljama. Siis see ei tule kuskilt lambist, see tuleb just nimelt siit Philippi kirjast, kus meil on selline hümn, ülistuslaul Kristuse kohta. Ja me loeme Philippi 2:5 alates, et Paulus ütleb, et mõtelge ise enestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju ei arvanud osaks Jumalaga võrdne, vaid loobus ise enese olust. Edasist te juba teate, millest see räägib, aga see ääretu nagu alandlikkus ja allaheitlikkus ja kuulekus isale ja teisalt ka selline ennast tühjendav, ennast ohverdav selline tegu ja loomulikult kõige nagu suurem näide mugavustsoonist väljumisest, nagu tänapäeval kasutatakse pigem, siis on see just, et ta loobus sellest ja selle kõik ta pani maha ja võttis selle kõige raskema teekonna ette ja loomulikult kandis maailma patud. Võtavad selles Kristuse eeskujus, selles, kuidas isa on ta saatnud ja kuidas Jeesus ise on kõik maha pannud oma mugavuse ja otsustanud loobuda sellest mugavusest, olust ja minna välja nii-öelda. Siis selles suhtumises on nagu missioni nii-öelda see südame tukse. Loomulikult Jumala pühavaimu töös, mis seda kõike võimestab. Ja see puudutab meid kõiki, see puudutab igat sinu koguduse liiget absoluutselt. Ja siin see geograafia mõnes mõttes kaotab ka nagu osaliselt nagu tähtsuse just sellepärast, et me tahame isale head teha lihtsalt, me tahame talle meelepärased olla ja minna sinna, kuhu tema meid läkitab. Ja see just see nagu lihtne kuulekus Jumalale on tegelikult missioni alus, vähemalt piibli teoloogia mõttes. Nüüd olles öelnud seda, juba pean otsa kokku tõmbama, vabandust, ühesõnaga, olles öelnud seda, ma ütlen seda, et geograafia on siiski nagu oluline ja oluline on ta just sellepärast, et see viimane osa, see, et ilma oma äärteni tuleb minna, see tegelikult on kirikul väga halvasti välja tulnud, lihtsalt nagu olles aus teiega. Ja seda ütlevad meile lihtsalt numbrid. Ja me peame siin nagu kristliku kirikuna nagu peeglisse vaatama. Ma soovitan teil tutvuda sellise asjaga nagu Joshua Project, mis iga aastal paneb ühe A4 peale kogu nagu vajaliku statistika. Ja mul ei ole kahjuks väga palju aega enam seda kõike katta, aga ma lihtsalt näitan teile seda,
et on siin terve 42,5% maailmast, keda kutsutakse nendeks, kelle juurde ei ole veel jõutud. See tähendab just seda, et seal on vähem kui 2% kristlasi või kristluse järgijaid nendes kohtades ja ka paberite peal vähemalt 5% nii-öelda paberite järgi kristlasi. Ja suurem osa neist on tegelikult sellises aknas, mida kutsutakse 10-40 aken. Ja siit on teie need Aafrika kannipallid ka pärit, kes Albaaniasse raha saatsid. Ja kui te vaatate nagu neid riike, Põhja-Aafrikat, Lähis-Ida, Aasia, siis need on maailma kõige populatsiooni mõttes kõige suuremad riigid. Selle väikse akna sees elab rohkem inimesi kui sealt väljaspoolt. Ja siin on ka enamik neid rahvusgruppe tegelikult, kelle juurde ei ole evangeeliumiga tõsiselt jõutud. Ja võt siia sisse jõuda, kirik ei ole seda hästi teinud ja tegelikult tänase päeva seisuga paraku 97 või ma nüüd ei tea, kas 97 täpselt, aga üle 90% kiriku missionäridest on veel väljaspool seda ruudukest siin. Ja 90%, rohkem kui 90% kiriku finantsidest on ka väljaspool seda ruudukest. Ehk siis see nagu viimane osa seal minna ilma oma äärteni. Ma tahaks küll öelda, et ärge muretsege selle pärast, et olge lihtsalt ustavad, kus te olete ja seal on väga palju tõde, aga ma julgen ka öelda, et paljud on jäänud oma mugavustsooni ja mitte läinud selle pärast, et see osa maailmast on praktiliselt kristluse vaba. Ja kui te mõtlete, mis kõik teised religioonid siin on, siis seal nad oma nii-öelda oma kanda kinnitavadki. Nii et see on nagu selline suur väljakutse ja ma ütlen küll ühest küljest, et missioon on sinu elutoas, sinu magamistoas, sinu kodukülas, aga teisest küljest meil on kedagi ka vaja, kes sinna aknasse jõuab ühel või teisel viisil. Nii et aitäh teile. Suur tänu, Taavet, väga huvitava ja mitmekülgse tõesti mõttearenduse eest. Teeme veel grupiarutelusid, me teeme neid üsna lühidalt, sellepärast et aega on napivõitu, aga teeme siis nii, et grupis lühidalt lihtsalt võite kuidagi tuulutada, mis teie esimesed mõtted on või siis ka nagu mõelda juba ette, et kas teil on mingeid küsimusi Taavetile. Grupi arutelust eraldi kokkuvõtet või tagasisidet me täna ei tee. Nii et gruppideks on aega, teeme nii, et 10 minutit ja Naatan siis valvab, et te grupist õigel ajal kõik tagasi laekute. Nii, kuidas on? Kas kõik tunnevad, et nad on kohale jõudnud koos oma grupikaaslastega? Noogutage, raputage pead. Kas jõudsite kohale koos oma grupikaaslastega või ei jõudnud? Eestlased on ikka nii passiivsed. Kohale. Mina näen, et ühtegi inimest grupis hetkel ei ole enam, nii et kõik on järelikult tagasi jõudnud. Super, väga hea. Siis me läheme võiduka finaalini niimoodi, et kui nüüd keegi tahab küsida küsimusi Taavetilt või siis ülimini lühikese kommentaari anda, hoiame sõnavõttudega hästi kokku, koonerdame, et palun, kas on küsimusi ja et kui juba Taavet hakkab kellegile vastama, siis võib ka chati jooksvalt panna küsimusi, kirjalikult siis chati. Ma siis võtaks kohe sõnajärje siit, et Taavet, mis on siis sinu soovitused, kuidas jõuda kõige paremini sinna 10-40 aknasse? No missionid tehakse kahel viisil. Kogu kirik teeb missionid, aga kõik kas saadavad või lähevad. Ja kõige õndsam viis on muidugi teha mõlemat. Ehk siis iga kristlane peaks kuidagi saatma. See on siis palved, raha, toetus, nõustamine, sõprus.
ja, või siis minema. Nüüd füüsiliselt minna praegu veel koroona ajal, pange see ka veel juurde, sinna piirkonda on päris raske. Aga ütleme, saata midagi läbi usaldusväärsete allikate on ka tegelikult raske, aga natuke lihtsam, kui ressurssidest rääkida. Palvetada on ilmselt kõige nagu lihtsam, geograafiliselt. Aga mida mina Eestis teeks eestlasena, sellest ma natuke rääkisin selles viimases Koduteel ajakirja numbris ka, kus ma tõin näite, et praegu on siin üks Lähis-Ida pere, 2 õde, kellest üks nendest õdedest on nüüd kristlane, tema ema on ka viimase aasta jooksul saanud kristlaseks, õed elavad Eestis, ema on seal. Ja nad ettevaatlikult krüpteeritult siis suhtlevad vastavate allikate kaudu või nende virtuaalasjade kaudu. Ja mina sain aru ühel hetkel, et minul on siit Eestist võimalik seda seal Lähis-Idas elavat, suletud riigis elavat ema nagu kuidagi julgustada või toetada. Ma sain isegi üht-teist saata talle tegelikult siin jõuludel, kui nad sinna läksid. Ja tegelikult mina eestlasena otsiks esmalt üles need kontaktid, kes on siin Eestis või Soomes või immigrantide hulgas, kes tegelikult ongi juba sellest nii-öelda siis kas Lähis-Idast, Põhja-Aafrikast või Aasiast, nendest riikidest ja piirkondadest, mis muidu on suletud. Nii et see on mu selline number 1 samm, mida mina nagu kasutaks. Küsige julgelt. Ma küsiks lisaks sellele samale küsimusele, et kas seal on mingeid huvitavaid linke jagada või mingeid, kus leiab lihtsalt selle missiooni kohta midagi? Kas sa, Ove, mõtled just selle 10-40 suletud riikide kohta või? Et ei pea olema 10-40, võib-olla üleüldse ka maailma missioon või siis kui on 10-40. Mis puudutab ingliskeelseid allikaid, mida mina peamiselt kasutan just nagu sellises suletud piirkondades, siis ma palun teil guugeldada need 2 järgmist asja, Joshua Project ja Open Doors. Aga mis puudutab, ütleme, sellist võib-olla siis ka eesti keelset seda, siis mina ütleksin, et võib-olla Evangeelne Allianss, ELK Missioonikeskus, need on nagu sellised kohesed organisatsioonid, mis puudutavad nii sise kui välismissiooni tööd siis läbi eestlaste või eestlastega seotud. Okei, aitäh. Nii, chati küsimus. Kas missionäriks olemine on alati konkreetne kutsumus Jumalalt või kas see võib olla lihtsalt oma soov ja igatsus? Väga hea küsimus. Ma natuke viitaks tagasi Andruse videole, ta mainis seal sellist asja, et Jumal annab meile ülesandeid, erinevaid ülesandeid. Mul on hea meel, et ta kasutas seda sõna ülesanne, sest mina ütleksin, et meie kutse või kutsumus suure tähega on alati need sõnad Jeesuselt, et järgi mind. Ja selles mõttes on see meile kõigile nagu sama, lihtsalt need ülesanded, milles me issandat järgime, on erinevad ja võivad meid ka viia mingitesse konkreetsete rahvaste või riikideni. Aga see võib-olla ei aita nagu vastata sellele küsimusele, see on natuke selline sõnamäng, aga see aitab oma identiteeti kristlasena mõtestada ja see aitab mitte läbi põleda, sest siis, kui sinu ülesanne läbi põleb, see ei tähenda, et sinu kutsumus või kutse Jumalalt kuidagi väheneks. Okei, aga teine, ma saan sellest küsimusest ka nõnda aru, et kas on mingit välku taevast vaja, et minna teise maailma otsa, aga mina ütleks seda, et lühiajaliselt minge igasse maailma otsa. See kogemus ise on väärt nagu ühesõnaga kõike ja selleks ärge välku oodake, pange ennast missioonireisile kirja. Muidugi palvetage, kes teil on rahu südames,
aga minge käige kaugetes paikades lühiajaliselt ja see on nii palju elusid muutnud, et ma oleks tundide viisi neid lugusid rääkida. Nii nende elusid, kes on läinud, kui nende elusid, kes on kedagi kaugelt vastu võtnud. Seda tehke kohe. Aga mis puudutab sellest, et kas nüüd 10 aastaks teise riiki minna, siis ma ütleksin, et see on tõesti eriline selline ülesanne ja võib-olla ka kutsumus, mis tuleb tõesti sellise püha vaimu ilmutuse või ka sellise erilise läkituse läbi, et kuskile elama minna, aga kuskile külastama minna, selleks ärge välku oodake, minge, kui Jumal teile rahu annab. Ja ilmselt on ka külastamine ka võimalus kuidagi ära tunnetada, et kas see koht on minu jaoks või ei ole. Absoluutselt. Et see on ka variant, et lihtsalt isiklik näide või mitte väga isiklik, aga minu abikaasa näiteks viibis 3 kuud Nepaalis, et ära tunnetada just seda, et kas ta võiks sinna pikaks ajaks minna. Ja saigi selle tunnetuse, et see pole päris see teema, aga ta sai nagu selle lühikese aja jooksul sellise kogemuse najal veenduda. Nii, siin oli venekeelne kommentaar, ma oletan, aga Svetlana võib parandada, et kas ta viitas sellele Child Evangelism Fellowshipile, et ta ütles, et selle lehe peal siis leiab laste missionid puudutavat infot. Ma natuke guugeldasin, ma ei ole kindel, kas ma nii-öelda tabasin naelapea pihta. Kas on veel praegu küsimusi? Meil on umbes 5 minutit aega. Marleenil oli vist üks küsimus. Ja, kas see Marleeni küsimus, kuidas Taavet sa tunned, et oled sa juba sellele ka vastanud või kuidas ära tunda oma ülesannet Jumalas? Kas Marleen ütleb, et kas ma olen sellele vastanud või mitte, vist ei ole? Või? Mulle natuke tund. See... Ma ikkagi usun, et enamikul juhtudel see, mis parasjagu minu ülesanne on, mida issand kutsub meid tegema, on selline sisemine sosin või Jumala vaimu hääl, mida ideaalis meie kogudus, meie usukogukond ja sealsed palvepartnerid võiksid kinnitada. Ehk siis, kui keegi tunneb ennast läkitatuna mingisuguse uude rolli, kas kiriku teenimises või oma töökohaga seotud või kas või kuskile kolida või mingit sellist elu muutvat sammu teha, siis ma usun, et see hakkab sellise sisemise kõnele tihtipeale, aga seal peaks olema või võiks olla ka see kinnitav hääl nii-öelda koguduse seest või koguduse poolt. Ja vahepeal see hakkab ka teiselt poolt pihta, et keegi ütleb nagu prohvetliku sõna ja see on sulle täiesti uus mõte, aga siis see hakkab su südames kuidagi kasvama ja elama ja sa tunned, et tõepoolest sa pead tõesti need sammud ette võtma. Aga ma arvan, need 2 komponenti, Jumala selline sisemine kinnitus, aga ka väline selline kiriku jah ja läkitus ja ütlemine, et jah, tõepoolest, kas või su palvepartner ütleb tõesti, ma näen sind selles rollis, et ma usun tõesti, et keegi on sind sinna kutsunud. Kui need 2 asja on olemas, siis jääb väga vähe kahtlust alles. Kas on veel küsimusi? Küsige julgelt. Viimane hetk. No, aga... Kuidas üldiselt praegu see missiooni olukord on? Kui sa ütlesid, et 50 seal eelmise sajandi keskel oli selline oli keeruline aeg nii-öelda. Lihtsalt kommentaar, midagi sellest. No ma arvan, et need selles mõttes see häälestatus ja mõtestatus missionitööd teha ja ka selline kohaliku koguduse aktiivsus või missionaalsus on, ma arvan, palju parem kui varem. Aga samas see lehekülg, mida ma teile näitasin, sinne statistika on muidugi väga nagu selline heidutav, sest siin on ka palju sellist kriitikat või negatiivset. No lihtsalt need numbrid ise kritiseerivad meid. Et mis mõttes näiteks 95% maailma pastoritest ei ole üldse saanud mingisugust koolitust.
nagu sellist ametlikku koolitust või väljaõpet. No need numbrid on nagu heidutavad, aga samas nagu ma tavaliselt annan tudengitele ka seda õpetades need lootusrikkad numbrid, näiteks lihtsalt selline statistika, et üldse maailma ajaloos kõikidest kristlastest on pooled praegu elus või üle poolte, nagu numbriliselt. Populatsioon on muidugi kõvasti kasvanud selle arvelt, aga ikkagi mõelge, pooled inimestest, kes üldse maailma ajaloos on Jeesust kunagi järginud, on praegu elavad ja toimivad ja kuulutavad ja räägivad ja neil on võimalus maailma muuta Jeesusele. Pooled neist on täna elus, kes üldse kunagi on olnud. Et see on ka nagu päris julgustav number, et kui kõik saavad nagu püha vaimuga sõbraks, siis see võiks oluliselt muuta neid numbreid, mis siin nii-öelda meie kahjuks on. Veel mingi viimane kiire küsimus, kommentaar? Kui mitte, siis võtan endale selle voli ja tõmban otsad kokku. Ma arvan, et meil on väga palju, mille üle mõtelda. Et kui me alustasime pigem sellises lõbusas meeleolus, siis me jõudsime tegelikult ka päris tõsise mõtteaineni. Et mis on see, mis on veel katmata, kus on see, kuhu Jumal tahab meid kutsuda. Ja ma arvan, et see on iga ühele meile selline küsimus ja palveteema. Ja võib juhtuda ka, et võib saada ootamatuid vastuseid, kui me julgeme Jumala käest küsida, mida tema tahab. Suur tänu, Taavet. Suur tänu kõigile, kes tegid videod. Kõigepealt Lea ja Uue Alguse kogudus ja Ele ja Andrus, suur tänu teile. Ja suur tänu Lea ka Miljonimängu juhatamast. Ja aitäh, Taavet, et lasid ennast ka rabada ja tulid spontaanselt kaasa. Ma arvan, et nüüd on hetk väikeseks reklaamipausiks. Lõpupalveks ka veel pärast aega. Lõpupalve kindlasti, et kas Mariana tahaksid sa teha ühe reklaamihetke? Ja ma reklaamiksin ühte väga toredat ajakiri Koduteel detsembri numbris. No ilmselt paljud teist, te võite siin reaction nuppudega märku ka anda, et kui paljud teist on selle ajakirja kätte saanud ja läbi lugenud või kes tahab lausa ajakirja endaga lehvitada. Et tõsiselt hea number sai kokku pandud, räägib, fookusteemaks on missioon. Nii mitmed pöidlad kerkivad, väga tore on näha, et siin olijatest on seda jõudnud ka lugeda. Ja kellel on huvi selle missiooni teema vastu, et siis siin on selliseid teoloogilisi arutelusid, et mis missioon on. Ja siin on ka palju selliseid praktilisi lugusid tõepoolest missionist Venemaal, Etioopias, teistes Aafrika riikides ja ka kohalikus kogukonnas või ka vanglas, nagu Maire rääkis, et tema seal teenib. Ehk siis palju sellist lisalugemist veel missiooni teemal saab sellest detsembri numbrist ja kes soovib endale ajakirja Koduteel tellida ka selleks käesolevaks aastaks 2022, siis minu kaudu saad osta nii selle detsembri numbri kui ka tellida terveks aastaks 4 korda aastas ilmub see ajakiri ja need teemad lähevad aina põnevamaks ja põnevamaks, et me oleme juba materjali kogumas märtsi numbri jaoks ja juba on sellist põnevat materjali. Pühakiri saab olema märtsi numbri fookusteema ja seal me kirjutame selliseid nii isiklikke lugusid, et näiteks piiblites muugeldamisest Eestisse sel ajal, kui see ei olnud lubatud, kui ka piibli vargusest, ehk siis üks lugu sellest, kuidas üks poisieas inimene varastas piibli ja siis aastaid hiljem sai temast tugev kristlane ja
ja teoloog ja palju sellist muud põnevat lugemist veel. Ma panen siia chati enda kontaktid ja kes soovib ajakirja tellida, siis võtke julgelt ühendust. Nii et tasub lugeda, sest mine tea, millal teid kistakse järgmisesse miljonimängu ja peate oskama õigeid vastuseid öelda. Aga nüüd... Aga minul on ka üks väike teade, et ma panen siia chati ka meie tagasiside lingi ja kõik, kes on ennast registreerinud webinarile, nendele on see juba läinud ka meili peale see link, nii et me oleme ka korraldusmeeskonnaga väga tänulikud, kui te vastaksite peale webinari sellele pisikesele tagasisidele. See aitab meil muutuda veel paremaks ja tõhusamaks. Aga nüüd on viimane hetk, et teha lõpupalve. Ja kas ma tohin paluda, et Taavet teeks meile selle? Või see on liiga ootamatu sulle? Või pastor peaks ikkagi olema valmis palvetama igal hetkel? Igal juhul. Ja, palvetame. Isa taevas, me täname sind tänase õhtu eest ja Jumal, me kõik oleme olnud sinu nimel koos, Jumal, et tuua isale rõõmu ja õppida seda, mida Jeesus siin tegi ja mida meie oleme kutsutud tegema. Ja tänan, et sina oled meisse puhunud ka püha vaimu, kes võimestab meid ja aitab meil Jumal teha seda, mida Jeesus teeb. Ja Jumal, me tõesti palume, et sellest õhtust võiks saada uued seemned meie südames ja uued viljad valmida meie südames, mis viiks selle maailma sinule lähemale ja selle maailma päästmiseni ja selleni, et iga rahvas võiks sind issandaks kuulutada. Nii et me palume, et sa oma armust meid aitaksid meie nõtruses, meie võib-olla ka saamatuses globaalse kirikuna, aga Jumal, me täname ka iga võidu eest, mis sa oled kinkinud, Jumal, ja me täname, et see kõik on sinu auks, mitte meie pingutusi tegu. Jumal, õnnista igat ühte, kui keegi on haige või mõnes muus kriisi olukorras, ma palun, et Jumal, sinu käsi võiks sekkuda ja tõsta üles selle inimese seal, kus ta on ja aita neid, kes ka hetkel viiruste või muude haigustega võitlevad. Õnnistame oma kogukondi, oma kodukülasid, oma kodulinnu. Palume, et sinu tahe sünniks meie eludes ja meie ümber. Jeesuse nimel. Amen. Suur tänu kõigile, kes te osalesite. Soovin teile väga õnnistatud ja rahulikku õhtut ja palju tervist ja Jumala hoidmist. Nägemist.